ma teen praegu meie postituse. Muidu pärast on hilja juba. Käib niiviisi väga sujuvalt siin. Iluhoolikute Instagram. No loomulikult me teeme kõik asja jooksva. Kas teil on ka A, B, C kategooria kliendid? No ikka on eri kliendid ja tänu eri klientidele on ka vastavalt sellele on autod. Aha. Ja siis, mis on neile näiteks C või B-klassi klientidel? Sina arvad, et sa oled A kategooria? Ei, ma igaks juks uurin, et huvi pärast. Et meil on muidugi A, no. Aga et nagu, mis see siis, kas siis mingi, ma ei tea, Škoda või? Selliseid huvi pärast küsimusi nagu konkreetsemalt nagu firma teenust, seda me saame juba kas teie või meie kontoris arutada. Hommikul või õhtul? Õigel ajal. Tervist! Aitäh teile, kuidas teie teekond siia sujus? Vau, see oli imeline, meil oli turvamehed ees ja tagas, limusiinid. Ihukaitse oli parem kui Viti-Hiust. Oleks ka soovinud. Aga tänase õhtu teema on sigar, seks ja šokolaad. Meie teema. Tõesti meie teema. Lähme. Aga nüüd on täitunud stuudio ilu, glamuuri ja skandaaliga. Tere, tüdrukud! Kuidas teie suvi on möödunud, kui seksikas see oli? Mehi tuli ukstest akendest sisse. Väga kuum suvi oli, et no, vaatamata sellele, et no mina oma lühikese elu ja jooksul tõesti ei mäleta sellist suve, et on kogu aeg soe, mõnus, sa saad paljalt ringi käia, sa saad chillida ja kuidagi minu meelest see alkohol nagu ka, me ei joo kanget alkoholi, ja me joome šampanjat, veini ja see nagu haistub iseenesest. See läks nagu kerisele see suvi. Absoluutselt, aga noh, seda enam nagu. Ja festivalid, see oli festivali suvi tegelikult. Ja. Et ma armastan väga muusikat. Ja tantsida. Saatsite midagi skandaalselt ka korda või? Neid on nii palju. Seda kõike hakkame siin ette lugema, et... Ei ole nagu sellist hullu skandaali, aga lihtsalt nagu... Ma arvan, et kui meie läheme juba kuhugi kontserdile või mõnele väliüritusele või festivalile, siis... Iseenesest juhtub seal selliseid asju, kummalisi nagu anomaaliaid, et ärme räägi kakseks. Ma ei taha, pärast on Õhtulehe esikaas. Nagu nii olete. Ise sa teed endast uudiseid. No, meil on oma blogi, kus me ka vahest paneme selliseid tiisereid. Iluhoolikud, mida te selle iluga pihta hakkate? Ja, aga me jagamegi. Me jagame ilunippe, iluteavet, infot ja me käime, meil on nii lahedad sõbrad. Et me käime, näiteks Martin Saar hiljuti oli just kunstnik avas oma uue stuudio. Ilu see on. No ilu on ju ka maalides, tema on hästi ilus poiss, väga nunnu. Ja seal on kõik sellised kunstnikud, teadlased, ma ei tea, et kuidagi see on nagu niisugune atmosfäär. See tundub, et on nagu mingi ilulaegas ja kui Anu selle kätte võttis, siis ma eeldan, et seal seisab mingid krutskitega asjad. No sa kardad muidugi, et siin on mingi vibraator sees, on ju. No epp käis juba. Okei, midagi seda moodi on. Aga tegelikult on see iluhoolikute karbikene sai ikkagi alguse sellest, et ausalt öeldes ma olen väsinud sellest, et põhiküsimus on ikkagi see naisteajakirjade poolt ja igasuguste saadete poolt, et no mida sa teed hommikust õhtuni, et sa nii suurepärane välja näed. No mida ma teen? No ma elangi normaalset elu. Ma võin näidata teile. No ma pesen oma varbaid näiteks šampanjaga. Nii, okei. Ma kallan endale seda ka sisse. No siis mul on karbis igasugused, mul on igasugused vidinad ja ampullid ja määrded ja teemand, maskid ja
mul on neid asju nii tohutult. Ma lihtsalt enam ei suutnud nagu... Sa annab pool ära. Jah, ma annan nagu, ma räägin ja inimestele ei jõua kohale. Ja siis me otsustasime, et me hakkame neid väikeseid saladuslikke ilulaekaid tõepoolest tegema. Ja kusjuures see dildo teema oli meil ka sees, sellepärast, et oli see möödunud aasta. Kas see, mida saab keerata juba? Just. Et kõik need teemad ka, need tulevad. Meil on aega, see on meie alles esimene karbike. Ja kusjuures dildo ei ole ainult siis nii-öelda oma seksi himu rahuldamiseks või mõnu saamiseks, vaid sellel on ka üks väga-väga praktiline tegelikult toiming, mille saab teha. Selle me avaldame järgmises ilublogi postituses. Aga ma natukene räägin ikkagi. No räägi natukene, ja. See on patenteeritud. See keegi tohi seda meilt varastada, sest see on üli lahe moodus. No tegelikult sellega saab suurepäraselt oma nägu ja kaela rullida. Rulli on selle suve nagu hüüdlause. Ehk siis tõepoolest, no naised, võtke see dildo kätte ja pange sinna natukene mingit mõnusat jahutavat keeli. Sa masseerid sisse, ta vibreerib raku tasandil. Kas see erutab või erutab miski muu veel teid? Kas Eesti mehed erutavad teid? Kui seksikad nad on? No me peame ikkagi tunnistama, et me oleme sellised reisihoolikud ka ja me käime väga palju Eestist väljas ja reisime ja naudime muud elu ka. Vaata, Eesti on meie jaoks liiga väike. No halloo, võtan täna sealt selle Mati või Rauno või Tiidu. No ma ei viitsi, pärast on niimoodi, näed. Esikaas, Anu Saagim, Reet Härmas tegid seda, teist, kolmandat olid seal või Kroonika. Et kuna me tahame olla vabad naised, me oleme iseseisvad naised, siis nii öelda seda meest, sellist meest, mis on minu unelmate mees tegelikult, mees, kes teeniks rohkem, kui mina kulutada jõuan. Seda ei ole olemas, on ju, Eestis. Ehk siis, ja meil ei ole ka seda vaja tegelikult. Me saame hakkama, meil on kõik suurepäraselt hästi. Ja miks ma pean jaurama siin mingite teemadega ja kogu aeg nagu ärevil natukene olema või siis sõltuma kellestki. See mingi armukadedus on ju, ma ei tea, me oleme nagu vabad hinged, et see nagu metsik hobune, sa ei saa panna nagu teda kuskile nüüd tara sisse. Kas te mõni päev olete teineteisest eemal ka või iga päev saate kokku? Harva juhtub, aga me helistame ikkagi iga päev. Kuule, suvel me olime päris pikalt eraldi, sest Reedu oli oma radadel ja mina olin sellistel oma natukene radadel ja ma võin tunnistada, mul on armuke tõesti olemas, ta on välismaalane. Seda me ei jaga. Ja seda me ei jaga. Seda me tõesti ei jaga. Kahjuks me ei jaga. Ja ma veetsin natukene ka temaga aega, aga vaata jällegi, et ta ei ole nagu must be. Et ma olen juba, mul on nii lihtne kuidagi elada nii, et keegi ei ütle, mida ma tegema pean, kuidas ma olema pean, kuhu ma minema pean, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha, keda vaadata, millisel pildil olla, millisel mitte. Et need ajad on nagu möödas, et ma arvan, et me elame täiesti ülimalt sellist kadestamisväärselt, glamuurset ja mõnusat nauditavat elu. Ja kusjuures vahest meil küsitakse ka, kuhu nüüd see nädal minna ja kuhu siis nüüd, mis siin toimub huvitavat linnas on ju. Et me oleme nagu sellised kuidagi teenäitajad. Tüdrukud, varsti on valimised tulemas. Kas kõik erakonnad on teil juba pakkumised teinud, et te läheksite häältemagnetiteks? On tehtud, minule on... Ja minul on isegi püütud nagu, et ma kandideeriksin seekord Riigikokku. No vaatame, kas ma kirjutan. Sa soovisid ministri kohta kindlasti, jah? No vähemalt. Mul ei ole aega ausalt öeldes. Mul ei ole aega sellega tegeleda. Et oletame, et ma läheksin poliitikasse. See esimene küsimus on, mida sa seal teeksid? No mida ma teeksin? Ma teeksin trilla-trulla, ma pidutseksin. Oleksid kena. Esiteks ma ostaksin kohe endale ameti autoliisiksin mingi vägeva, siukse mõnusa. Ja siis loomulikult ma reisiksin hästi palju, ma kohtuksin valijatega. First class. Just. Ja siis me korraldaks šampanjalõunaid, õhtusööke, no miks mitte ka hommikusööke. Superministeeriumis on veiniriiul eraldi. Meil on šampanjariiul. Ma teeksin kõigest sellest, mida meie poliitikud päriselt nagu rääkida julge, aga nad salaja ikkagi teevad. Ma teeksin seda täiesti avalikult ja kutsuksin kogu Eestimaa rahva koos endaga nautlema ja pidutsema. Tüdrukud, ma väga tänan, et te tulite minu suve stuudiosse. Kuidas me selle suve kokku võtaksime? Et kas meelelahutus tõepoolest ongi sigar, seks ja šokolaad? Ja maasikad ka. Ja maasikad ka.
aitäh teile. aitäh kutsumast. Kornjau. Mjau. Ja.